Halleluuja. Aitäh nii võimsa sissejuhatuse eest. Jumal on tegemas midagi suurt ja suurejoonelist ja seda läbi meie maa ja meie rahva. Ja Jumal on ustav. Amen. Jumal on ustavam kui meie. See on niimoodi. Et üks märksõna on see, kui ka Jumala poole palusin täna hommikul, et Jumal ütles ühe sõna, see sõna oligi ustavus. Ustavus saab suure palga. Ja see on nagu julgus saab suure palga, ütleb sõna. Sest et rajada kogudus, tulla kuskilt kuumalt maalt külmale maale ja olla siis selle põlisrahva keskel. Et see vajab julgust. Halleluuja. Ja pärast seda on vaja jääda ustavaks, kui sa juba oled selle kutse vastu võtnud. Nii et kõigil ei ole sellist julgust, nagu on pastor Joyce'il olnud, kes on olnud see rajamisest hetkest alates, kündnud seda maad, nutnud selle maa pärast, põlvedel on maa pärast. Ja oma rahvas on Singapuris. Oma rahvas. Imelik värk. Aga tänu Jumalale, et see on juhtunud. Ja on ka suur abi, täna on ka David siin oma perega. Kõik on ohvri toonud. Kodumaa jätnud, pere jätnud, lähedased jätnud, tööd jätnud. Ja kelle nimel? Meie nimel. Meie eestlased, kanged juurikad, kanged mehed ja naised. Ja tuleme siia kuulda evangeeliumini. See vajab julgust ja see vajab ustavust. Halleluuja. Ma olen mõelnud ka niipidi iseendast. Et kui Jumal ütleb, et jäta oma asjad ja mine Singapuri või mine Indiasse või mine Aafrikasse, kõik on ju nii vastupidine. Rool on ka teisel pool. Kõik on teine. Kultuur on teine. Ja mine ja raja kogudus. Ma ei tea, kas ma julgeks kutsele vastata. Jaa, see vajab ikka tugevat raputust. Nii et, aga see on hea issanda silmis. Kui meil ei oleks selliseid inimesi, kes on valmis oma elu tooma altarile, siis ei sünniks väga midagi. Oma elu, oma keskkond, oma mugavus, oma kultuur, oma keel, see on mugav. Kõik võtavad su vastu ilusti, kui sa ise oled kena teiste vastu. Aga et minna täiesti siis ja ka oma süda ja mõtted ja mõistus häälestada selle lainele, on ju? Et teise kohta, et saada nagu eestlaseks või saada singapurlaseks. Oi, see võtab aega. Halleluuja. Aga Jumal on ustav selle keskel ja ta viib läbi. Ja me vahest mõtleme niimoodi, et me mõõdame siis, ütleme, kas või koguduse mõistes, et palju meil on rahvas koguduses. Ja me võime mõõta inimestega. Täna on vähem, homme rohkem. Täna vähem, homme rohkem. Ja kui on rohkem, siis on hurraa. Ja kui vähem, siis on kas ma olen läbi kukkunud milleski? Aga kuidas Jumal mõõdab ustavust? Ta ei loe päid siin 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ta ei loe päid. Tema mõõdab ustavust südamega. Ta näeb, mis on su südames. Ta näeb seda, kuidas sa oled oma elu tema ette maha pannud. Nüüd ei ole enam Joyce, vaid elab Kristus läbi Joyce'i. Ja siis sünnivad sellised asjad.
sa ütled yes man, halleluuja, I m here, kapitan, I go. Ja vastad Jumala kutsele. Ja Jumal ei ole lubanud meile roosilist lillepidu. Vikerkaared ja kõik on päike väljas kogu aeg ja muru on roheline. Ei. Astud Jumala põllumaale, on sul kohe vastuseis. Vaenlane kohe on vastas. Inimesed, keda vaenlane kasutab, on sul vastas. Kõik ei taha meid igale poole. Me ei meeldi kõigile. Mõni kultuur ei meeldi teisele. Ja mida iganes. Aga Jumalaga meil ei ole seda vaidluskohta. Meeldib või meeldi? Lähed või lähe? Jah või ei? Kõik. Must-valge, black and white. Black and white. Ja ma olen väga tänulik Jumalale, et oleme saanud olla selles osaduses, kasvada koos. Juba 15 aastat tunneme 11. Elusõna piiblikoolist alates, kui Joyce tuli jutlustama sinna. Ja see on ikka päris pikk aeg. Ja ma ütlen, et tänane üks Jumala sõna, ütleme, kui kirjakoht või peakiri panna, on vastutus Jumala ees. Amen. Et me kõik vastutame Jumala ees, oma pere ees, laste ees, abikaasa ees, töökohal. Kus iganes lähed, sa ei pääse vastutusest. Nii et vastutus Jumala ees, olla Jumala sulane, minna lõpuni välja, kui torm on sinu vastas, kui inimesed on sinu vastas, kui erimeelsus on su vastas, lahkmeel, lõhenemised, mida iganes. Ja sa lähed lõpuni välja. Ja Jumal teeb selle tee. Ja mida ütleb Jumal, kui me räägime võidujooksust? Siis võidupärja saavad need, kes võidavad. Ja tuleb igast tõkkejookse ja teevashüpet ja odavise ja et selle Jumalaga koos käimisel on erinevad spordialad. ja kõik vajavad nagu mingit treeningut kogu aeg. Sa ei suuda kunagi lihtsalt, et vaata, sportlane ei ole nii, et ma lihtsalt magan kaua ma tahan. Tee, mis ma tahan, treening, kuna tahan, söön, mida tahan, siis ei ole mingi sportlane. Sportlane teeb trenni, näeb vaeva, ärkab hommikul varem, venitab ennast igas suunas, teeb oma harjutused, ta mõtleb spordi peale pidevalt, ta mõtleb tulemuste peale, ta mõtleb, kuidas paremini saaks, treenib igat mustrit eraldi ja siis läheb võistlustele. Ja siis vastavalt treeningule saad sa tulemused. Saad sa siis 56. koha, 40., 3., 1. Me kõik oleme raja peal. Kõigil on vastutus. Teha seda, milleks Jumal on sind kutsunud. Ja see ei tähenda, et me ei väsi. Ja see ei tähenda, et me ei komista. Ja see ei tähenda, et me ei kuku vahest. Ja see ei tähenda, et meil vahepeal emotsioonid on maas. Sest me oleme inimesed. Aga sealt jällegi, nagu kui ka jooks ja komistab ja kukub, ta tõuseb ülesse, sest tal on siht silmes kogu aeg. Ta teab, et kuskil seal on see finišijoon. Ja ma pean sinna jõudma. Ja vahepeal võid sa saada mitte julgustatud just.
Vahepeal, kui sa kukud, komistad näiteks, siis võib üks sust mööda joosta. Teine jookseb mööda. Kolmas jookseb mööda. Ja siis vastane ütleb, vaenlane ütleb sinu mõistuses, loobu. Kõnni rahulikult, leia mingi metsarada või mine üldse tagasi. Jah, kergem on tagasi minna. Loobu. Mida teeb sportlane, õige sportlane? Tõuseb püsti, pühib tolmu või haavad ja jookseb edasi. Kas või lunkab edasi. Kas või roomab edasi. Peaasi, et sa kuidagi edasi lähed. Sest et meil on eesmärk on üllam. See on kaugel, aga see on kõike seda väärt. Minemist, mitte halamist, mitte haletsemist. Ma ei jõua, ma ei saa. Janu on nii suur ja ma tahan tagasi emme juurde minna. Emme, kodu ootab. Kodus oli nii hea olla. Kodus on turvaline. Aga meie eesmärgid on suuremad. Oled juba kodust astuma hakanud, siis, kui sa lased endal lapse kodust lendu, teda tagasi enam ei püüa. Ta läheb edasi. Elu viib edasi kogu aeg. Edasi. Koolid, ülikoolid, tööd, pered, erinevad väljakutsed, erinevad olukorrad. Ja ta läheb. Halleluja! Ja samamoodi, kui Jumal meid ka kuskilt välja saadab oma põllu peale, oma Viinamägi, siis ta ootab meilt tulemust. Ja tulemus, nagu ma ütlesin, algus kohe ei ole, et me loeme koguduses päid, et palju oli, palju tuli, palju läks, teeme statistikat. No statistics in church. Jumal hindab midagi muud. Et sa oled selle tee peal, vahet pole, mis juhtub. Jumal pole kunagi lubanud meile, nagu ma ütlesin, ka lillelist elu. Ta isegi Johannese kirjades ütleb, et ma ei taha Jumal, et sa nad maailmast ära võtad. Vaid sa hoiaksid neid maailmas. Ja see tähendab, et elus on väljakutseid. Ja tahaks vahest millestki loobuda. Tahaks alla anda. Aga tähtis on see, mis ootab meid ees. Auberg, halleluja, halleluja. Jumala tasu. Sa saad tasu. Ja see ei ole ainult nagu kogudus, ma räägin praegu kogudusest, sest täna on koguduse aastapäev. On iga isikuline võidujooks on väga oluline. Me kõik jookseme seda. Ja kõigil on oma eesmärgid. Kõigil on oma annid. Ja nende andidega meil tuleb Jumala kuningriigis põllu peal tööd teha. Halleluja! Et Jumal annab meil oma Viinamäe. Vanjard. Halleluja! Kõigil oma põld. Väike põllulapike võib-olla mõnel ainult. 3 taime. Ja sa pead selle 3 taimest hoolt kandma. On ju? Halleluja! Ja sa pead selle 3 taime kastma, väetist panema, kaitsma, hoidma tuule eest, otsese päikese eest võib-olla. Pead harvendama, lõikama asju sealt ära, on. Ja see on väga tähtis. 3 taime. Ja siis on, kus on antud sulle taimi, kus on 100 taime. Aga Jumal annab ka sulle võimekuse seda 100 taime hooldada. Amen. Kui tema annab Slaavikule hooldada 3 taime, siis ta ei ootagi temalt rohkemaid tulemusi.
Sest see on talle andnud võimekust talle, see on võimekus. Aga Jumal on andnud meile 100 taime, 1000 taime, siis ta teab, et ka meil on see võimekus nende taimedega toimetada. Amen. Nii et see on niisugune lihtne loogiline matemaatika, et kõigil on omad võimete piirid. Alati saad teha paremini. Okei, amen, halleluuja. Alati saad paremini. Ja alati saad rohkem pühenduda Jumalale, otsida issandat, olla tuline, või külm või soe või kuidas on. Ja see on nagu meie inimese, igaühe meie enda vastutused, nagu kuidas me Jumalaga käime. Amen. Ma loen ühe sõna ka. Ja see on 1. Timoteuse 3:1. See on ustav sõna. Kui keegi igatseb ülevaataja ametit, siis ta igatseb üllast tööd. Halleluja. Ja siit läheb muidugi veel edasi. Mida tähendab see üllas töö? Vahepeal tundub, et ma olen sattunud kuhugi loomalauta lausa. Kus tahetakse mind kohe ära tallata. Tallata ära mind. Kus kogu aeg pannakse vastu. Kogu aeg on mingisugune häda, mingi olukord. Aga see on ülevaataja ameti kohustused. Pastorid, töötegijad, kes iganes vastutaval valdkonnas. Siis see on üks ilus töö, hingede eest hoolekanne. Ma ütleks, minu kui pastori palk. Kui ma näen, et inimese elu on muutunud. Ma näen, et süda on muutunud. Keegi tuleb päästele. See on tasu. See on palk. Ja loomulikult perekondades on erinevaid olukordi. Mõni läheb siit ukse pauguga minema. Aga need, kes jäävad, nendega me tegeleme. Neid me kastame. Me kanname neid. Me toidame neid. Me aitame neid. Ja põhiline asi, me aitame neile usus püsida. Ja usus lõpetada. Meil mõlemal koguduses on lahkunud hiljuti vanemaealised inimesed. Igavikku läinud. Ja siis ma mõtlen küll, et oleks võinud ju veel elada. Mida värki? Aga siis ma Jumala ees olen natuke hädaldanud teatud asjadest. Ja kuidas niimoodi nüüd läks ja niimoodi, Jumal ütleb, et ära hädalda. Ta läks usus. Halleluja! Me oleme aidanud inimestel jõuda taeva väravateni. Inimesed lahkuvad usus ja jõuavad taevasse. Ja see on põhieesmärk, et me peame jõudma taevariiki. Ja me aitame inimestel siis olla sellel usuteel. Ja aitame neil jõuda taevariiki. Sest ega päästetud me ei ole seni, kuni me oleme päästetud. Amen. Päästetud siit maailmast. Halleluuja. Aidanud kellegil võidujooksu lõpuni joosta. Oled olnud kellegile toeks. Keegi on saanud sinu õla peal nutta. Keegi on saanud sinult head nõu. Keegi on tahtnud nagu alla anda vahepeal. Ja sina tõstad ülesse. Jooksed. Ja ühel hetkel inimene lahkub taevasse. Halleluuja. Ja sa oled olnud tema kõrval, et aidanud tal seda teekonda siin maa peal õieti joosta. Et on jäänud usus püsima. Nii kui inimesed me kõrvad lahkuvad,
kogudusest lahkuvad, igavikku. Ja me oleme suutnud nii-öelda, mitte surm ei ole viimane peatuspaik. See ei ole viimane, see on ainult üks üleminek. Me oleme aidanud inimestel jõuda teispoolsusesse. Ja see on väga suur asi. Amen. Halleluuja. Oli naljakas, jah? Nii, vaatame veel korraks 1. Korintuse 3:5. Ja nüüd ütleb sõna nii. Mis on siis Apollos ja mis on siis Paulus? Ma võin öelda ka, mis on siis Silver ja mis on siis Mario? Kes need siuksed on? Teenrid. Teenrid, kelle kaudu te olete saanud usklikuks. Nõnda nagu issand igaühele on andnud. Silver istutas, Maarjo kastis, kuid Jumal laskis kasvada. Halleluuja! Nõnda siis ei ole midagi see, kes istutab, tühja see Silver, ega see, kes kastab, tühja see Maarjo, vaid Jumal, kes kasvatab. Silver ja Maarjo teevad sama tööd, aga kumbki saab oma palga vastavalt oma vaeva nägemisele. Amen. See on kirjakoht mulle ja Maarjole. Everyone, halleluuja. Sest Jumala kaastöölised oleme meie. Aga Jumala põllumaa, Jumala hoone olete teie. Mulle antud, ütleb Paulus nüüd, Jumala armu järgi olen ma tark hoone ehitaja, rajanud aluse, aga teine ehitab sellele. Igaüks vaadaku siis, kuidas ta ehitab. Jah, teist alust ei saa keegi rajada selle kõrvale, mis on juba olemas, see on Jeesus Kristus. Kas keegi ehitab selle alusele hoone kullast, hõbedast, kalliskividest, puudest, heintest või õlgedest? Kord saab igaühe töö avalikuks. Issanda päev teeb selle teatavaks, sest see ilmub tules ja tuli katsub läbi igaühe töö, missugune see on. Kui kellegi töö, mis ta on ehitanud, jääb püsima, siis ta saab palga. Kui kellegi töö põleb ära, siis ta saab kahju, aga ta ise päästetakse otse kui läbi tule. Amen. Mis on siis Silver? Ja mis on siis Maarjo? Teenrid. Halleluuja. Me oleme Jumala teenistuses. Me teeme Jumalaga koostööd. Üks istutab, teine kastab ja Jumal laseb kasvada. Halleluuja. Ja see on Jumala töö. See on Jumala põllumaa. Ja me oleme selle põllumaa harijad. Ja me teeme seda nii hästi, kui oskame. Nii nagu me oleme Jumala poolt ka kasvatatud. Me teeme seda. Sest Jumal on oma püha vaimu selleks, et kogudus võiks kasvada. Ja siis on see koht, kus tuleb meil kõigil nüüd. Kui me istutame, kastame ja siis on meil siin põllumaal on inimesed, siis tuleb see aeg, kus me hakkame ehitama, nii-öelda igaüks ehitab Jumalale siis. See töö, mis on sulle antud. Jah, pastoril on oma töö. Ja tal on palju valdkondi selle keskel. Ja apostlid ja prohvetid ja kõigil on antud oma valdkonnade tööd. Aga me ei tohi ära unustada, et igaüks meist ehitab midagi. Ehitab usus. Ja kõigil tuleb väljakutseid. Ja kõigil tuleb erinevaid hoope me elus. Aga tähtis on see, et sa ei jäta oma töö pooleli. Sa ehitad edasi. Ja soovitan mitte just õlgedest. Ja soovitan just mitte savist või mis iganes materjalist. Vaid me võiksime ehitada
selle hoone, selle töö, mis Jumal on sulle andnud, et see oleks kulda väärt. Et see oleks hõbedat väärt. Et see oleks kallis kividest. Sest kui ma olin väike laps, mina elasin metsas puu otsas. Põhimõtteliselt. Ma olin country boy, ma olin maapoiss. Elasin metsas. Ja seal ma ehitasin onne puidust ja heintest ja õlgedest ja tegin käike siin igale poole. Aga ma olin väike laps. Nii, täna olen natuke suuremaks kasvanud. Ja nüüd on ehitusmaterjalid läinud nagu tummisemaks. Ma tean, kuidas juba soojendust panna majale, kuidas panna voodrit, ehitada katust, teha terrassi. Oskused on nagu läinud paremaks. Ja kui ma tuleme algul Jumala juurde, siis see puudest, heintest ja õlgedest ehitamine on täitsa okei. See on okei, sa oled laps. Ja, sa õpid. Ja siis me kasvame. Ja meil peaks ka kogemused kasvama. Ja oskused kasvama. Ja selle tagajärg on see, kus me hakkame ehitama midagi veel suuremat ja püsivamat. Õigetest materjalidest. Kus torm tuleb, siis see ei vii sinu õlgedest maja minema. Jah. Või tuleb, pannakse tuli otsa, läinud. Ärpõlend. Või keegi viib su puud laiali. Vaid, et see on ehitatud. Kindlal alusel esiteks. Kristus. Halleluja. Ja siis see materjal on valitud materjal. Usus ehitatud töö. Püsima jäänud. Ustavaks jäänud. Armastusest ehitatud hoone. Ja teenistus ja töö. Ja siis Jumal ütleb ühel päeval. Sa hea ja ustav sulane. See on hea töö. Halleluja. Tule issanda rõõmu peole. Ja siis tulevad ka need, kes jäid lapsepõlve kinni. Ei tahtnud kasvada. Mõtlesin, et tore on lihtsalt mängida kodus liivakastis. Ja Jumal tuleb, tuli tuleb, puu, õled, hein, kõik põleb ära. Aga sina kui pääsed issanda juurde. Aga tasu ei ole. Need tasub pingutada. Tasub pingutada Jumala nimel. Halleluja. Mina olen ka seda öelnud, kui mul abielus oli ka erinevad kriisid kunagi. Esimestel aastatel niisugune tormiline elu, siis vahel ma ütlesin Jumalale nii, ma ei suuda oma naisest kinni hoida, aga ma hoian issand sinust kinni. Kõik. Aita mind. Ja see, et ma hoidsin Jumalast kinni, ma ütlesin, et ma ei loobu. Ma ei taha kergelt loobuda issand sinust. Ma tahan seda suhet üles ehitada. Ja Jumal, sina oled minu nurgakivi. Jumal, sina oled minu koguduse nurgakivi. Sina oled minu teenistuse nurgakivi. Apostlite prohvetide alusel rajatud hoone. Ja ma teen endast parima oma vigadega, nõrkustega, et ehitada üles see, mida sina tahad, me üles ehitaksin. Amen. Tänu sulle, Jeesus. Halleluja. Ma tahan enne lõppu veel tuua võrdluspildi. Et kui me vaatame õue ja me näeme puid seal, puid, tamm, ütleme suur tamm. Sa näed seda suurt tamme.
vaata, võimas, majesteetlik, kuninglik, kujuta ette suurt tamme, me kõik kujutame ette seda. Või maailmas on veel suuremad puid. Siis me näeme seda, mis on ju maa peal, on ju. Aga sinna maa alla, seal, kus kõik algas, kui me saaksime nagu röntgenpildina näha seda maa alust, mis hakkas toimuma enne, kui see puu sai siis suureks ja võimsaks? Kuidas need juured lähevad? Kuidas nad otsivad veesoont taga? Et minna sügavale ja nii sügavale ja sügavale, et kasvada suureks puuks. Ja seal on ju muld, seal on porine ja see on pime ja see on kõik varjatud. Aga sealt sai kõik alguse. Must, pime, porine ja sealt saab kõik alguse. Juured leiavad oma tee, connectime ennast Jumalaga, ütleme inimene kui puu, kogudus kui puu näiteks, connectid ennast Jumalaga, siis see algus, see teekond, need olukorrad võivad olla väga siuksed vahepeal pimedad, porised, varjatud. Aga see, mis selle tagajärjel saab ja kui üks pisikene tammetõru, tammepoeg või? saab istutatud. Ja see saladus, see on nagu saladus. Ja see saladus, mis seal all toimub, hakkab nähtaval olema üleval. Ja me näeme seda. Ja see on nagu kogudus samamoodi. Kuidas iganes see kõik toimib, nagu inimese elu on pime, porine, must. Igast asju võib seal sündida. Ja kui seeme saab istutatud ja seeme hakkab kasvama ja puu hakkab kasvama ja saab oma jõu, saab oma tugevuse, puujuured võivad ulatuda 100 meetrite taha. Igale poole. Ja ma olen kuulnud ka Discovery pealt, et juured, kui nad lähevad igale poole metsadesse laiali, nad suhtlevad omavahel. Seened, asjad, värgid, nad suhtlevad omavahel. Loomariik suhtleb omavahel. Neil on oma kommuun, mida meie ei tea. Ja see on saladus. Ja tegelikult kogudus ehitus on samamoodi asju, et on asjad, mis on saladuses. On peidetud meie eest. Varjatud. Ja vahel võib olla igasugust olukordi. Aga Jumal valmistab selle puu kasvu jõu seal all pimeduses. Ja kui ükskord hakkab kasvama, connection on ära olnud, juured on laiali läinud, siis sa näed seda suurt ilu, suurt võimast puud. Sa näed seda inimest, kes seal mudast välja tuleb. Sa näed inimest, kes on kannatanud, kes on olnud mingite hukkamõistud all, kes on olnud kuradi rünnakute all. Ja kui Jumal võtab selle seal mudast välja ja peseb ta puhtaks ja paneb juured õigesse kohta, siis sa näed, see inimene hakkab särama. Inimesel on elu, eesmärk. Inimesel on visioon. Samamoodi kogudus. Kogudusel visioon. Kogudusel on elu eesmärk. Kogudusel on mandaat. Ja tihtipeale tehakse asju meie eest varjatul kujul. Me mõtleme, et on segadus vahel palju. Raputusi, kõikumist. Ja Jumal teeb siis oma tööd nagu Viinamäe aednik. Tuleb ja lõikab ära midagi, halleluja. Võtab ära väädid, need alumised asjad. Ja ma just kuulsin samamoodi, et mees, kes töötas kurgi kasvuhoones. Ja seal oli kurgid. Ja kurkidega niisugune lugu, et kui kurk kasvab,
siis sinna alla tulevad pisikesed kurgid. Nagu sinna varte külge niimoodi. Ja nende eesmärk oli see, et nad pidid kõik need väiksed kurgid ära võtma sealt alt. Ja sellel mehel hakkas kahju. Vahepeal, et ma pean need väiksed kurgid sealt ära võtma, nii ilusad armsad kurgid kasvavad seal. Ja jättis mõne jättis alles. Ta ei võtnud kõike ära. Ja, jättis mõne alles. Kasva kurgikene, väike kasva. Aga mis juhtus? Nii kui ta jättis selle väikse kurgid alles, siis elujõud, mis pidi üles minema, tuli alla. Ja hakkas toitma seda väikest kurki. Ja taim hakkas peast mädanema. Ja et ma toidan seda väikest kurgikest seal. Aga unustan ära siis selle kõik, mis on seal üleval. Et see peab saama suureks taimeks ja suured kurgid. Nii et need vahest on teatud asjad, millised väiksed, ilusad meie elude küljes või kus iganes teenistuse küljes, et Jumal tuleb vahepeal ja naksti lõika midagi ära. Ja Jumal teeb naks, lõikab ära. Ai, kui valus see oli. See on nii ilus, ma ei taha seda lahti lasta. See on nii hea teenistus, see on nii hea, kõik oli hea. Ja Jumal teeb naks ja naks. Ai. Aga kõik on eesmärgi põhiselt. Et ta tõuseb, taim tahab tõusta. Kogu jõud peab minema, mis ta ammutab, sealt peab minema kasvujõusse. Ja miski ei tohi teda takistada tõusmast. Amen. Nii et meil on looduses palju õppida. Mis on meil metsades, mis on meil kasvuhoonetes, kuidas põllupidaja oma põldu peab, kuidas kive korjab sealt ära, kuidas mida iganes. Ja me oleme Jumala põllumaa, teie olete Jumala põllumaa. Ja vahel on vaja lasta Jumalal naksti miskit meilt ära lõigata, et me saaksime kasvujõu. Ja see, mida Jumal teeb tihtipeale, millest meie aru ei saa, mis tekitab meile segadust, ta teeb seda salaja. Me ei näe seda. Lihtsalt tunned, et kõik on nagu pea peal, äkki tunned, et kõik on nagu viltu, midagi on valesti, ma ei saa aru, kuhu ma jooksma pean, mida ma tegema pean, seisan, peatun, olen. Ja võib-olla segadust. Ja selle kõige keskel Jumal teeb oma sükest mõnusat tööd. Kujundab taime, kujundab kogudust, kujundab inimest. Ja selle eesmärk on alati, et sa jõuaksid Jumala täiuse sisse. Amen. Et kogudus jõuaks Jumala täiuse sisse. Et Kristus saaks inimeses kuju. Kristus saab koguduses kuju. Saab kogu meelevalla. Halleluuja. Ja meie alistuma tema meelevalla alla. Amen. Ja see on üks teekond. Ja siin ei tohi järgi jätta. Ja siin ei tohi alla anda. Siin ei saa pettuda. Jumal, kus olid? Kõik oleme olnud sellises olukorras, ma arvan, kus ma ei mõista Jumalat. Ma ei saa aru, Jumal, mis toimub. Kas sa ei kuule? Kas sa ei näe? Ma olen põlvini mudas. Jumal ütleb, ma ise panin su mutta. Tuleb välja. Halleluja. Ja mitte miski pole enam endine. Amen. Nii et kallis kogudus, ma julgustan teid. Jookskem võidujooksu. Jookskem seda võidukalt. Olgu meie siht, silmad ja eesmärk alati Jumala eesmärgid. Ära jäta järgi. Isikuliselt ka mitte. Kui vaenlane tuleb sind rõhuma, kui vastased on su väravas, siis meil on sõna. Ühte teed nad tulevad sinu vastu. Ühte teed nad tulevad sinu vastu. 7 teed nad põgenevad sinu juurest. Amen.
ja meil on relvad, meil on mõõk, meil on püha vaim, lihtsalt jää püsima, usalda Jumalat ja olgu siht silme ees õige. Amen. Halleluuja. Isa, me täname sind. Isa, ma tänan selle armsa koguduse eest, issand. Kristuse kuningriigi epitsentri koguduse eest, issand. Isa, me täname sind, Jumala, et sa oled alles alguses. Halleluuja. Me täname sind, Jumala, püha vaim, et sa teed midagi erilist. Sa teed midagi varjatult, millest me inimesed aru ei saa. Aga Jumal, sina oled ustav. Ja me tahame jääda ustavaks, issand. Ustavaks sinu häälele. Ustavaks sinu julgustusele. Ustavaks sinu manitsusele. Ustavaks, issand, sinu taevalikele eesmärkidele. Tänu ja kiitus sul, Jumala püha vaim. Ma õnnistan, issand, Kristuse kuningriigi epitsentri kogudust. Ma õnnistan igat juhti siin, pastor Joyce'i, pastor Davidit, Estellat, nende perekonda, Singapuri kogudust ja vanemaid, kõiki partnereid, issand. Isa, ja ma palun, Jeesus, halleluuja, et nad liiguvad edasi. Halleluuja. Ja nad võidavad. Ja nad saavad näha Jumala suuri tegusid. Nad saavad näha Jumala suuri imesid. Elusid muutumas. Halleluuja. Inimesed saab terveks. Inimesed saab vabaks. Inimesed saab päästetud. Ja see sünnib kõik, issand, sinu nime auks. Halleluuja, issand. Tänu sulle, kallis Jumala püha vaim. Halleluuja. Et teisma aeg hakkab läbi saama koguduses. Ja nüüd on aeg teha suuri tegusid, halleluuja. Tänu ja kiitus su püha vaim. Ma õnnistan, issand, kogu juhtkonda ja kõiki, igat pereliiget selles paigas, igat koguduse pereliiget, isa. Olgu sinu rõõm, rahu, sinu õnnistus jätkuval moel siin paigas, issand Jeesus, halleluuja. Halleluuja, issand, kus kummardatakse elavat ja püha Jumalat, kes võitleb võitlusi meie eest. Ja vastane ei saa mitte midagi. Tänu ja kiitus sulle püha vaim. Jeesus, ma palvetan. Amen. Blessings a lot, my dear.